Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 20–26 aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nagu te näete, on mul uus taust ja uued kaardid. Need on kassitaro kaardid. Meid on sellesse Musta kassi taro perre kogunenud juba 150. Pisut üle 150 tellija on sellel kanalil ja kui tellijaid saab kokku 250, siis ma loosin täpselt samasugused uued kaardid välja kõikide 250 kanali tellija vahel. Millal see toimub ja kuidas see välja hakkab nägema, sellest ma räägin siis, kui aeg sinnamaale jõuab. Aga praegu tuleme nende kaartide juurde, mis ma teile selleks nädalaks olen võtnud. Nädal algab teil siin keisrinna kaardiga. Keisrinna on viljakuse, tarkuse ja külluse jumalanna. Temal on absoluutselt kõike küll. Tema armastab loomi, linde, maailma, tema jagab seda, mis tal on ja ta on helde. Ta on täis sellist tingimusteta armastust. Ja kuna ta kõrval on karikate rüütli kaardi lühisõnum on see, et tundke rõõmu teenimisest, siis nemad kahekesi koos selle nädala alguses võib-olla toovad ka välja teis siis selle nädala alguses sellise pehme poole, et tahategi kellelegi head teha, viite töö juurde karbikommi, naeratate võõrale, ma ei tea, kiidate kedagi, teete mingeid pisikesi heategusid, selliseid, mis teeb teil endal tuju heaks ja sellel ka teeb tuju heaks, kellele seda siis tehakse või jah, keda te nagu märkate. Et märgake siis abivajajat või lihtsalt jagage iseennast oma energiat. Edasi tuleb armastajate kaart. Armastajate kaart räägib sellest, et teil tuleb valida ja kuna seal kõrval on mõõkade kaart ja see on mõõkade 8, mis on lõksus olemise kaart, siis mulle tundub, et teil kuidagi on see selg vastu seina surutud just selle valimisega, et keegi käib tugevalt peale, miks sa ei vali. Et see armastajate kaart on selline kaart, kus tuleks nagu valida nagu jah, 2 vahel, te lihtsalt oletegi 2 vahel. Üks on kusagil unistustes, mida te tahaksite, teine on siin maa peal mitte paha, aga samamoodi ja te peaksite nagu valima ja keegi surub teid lihtsalt nurka, et nüüd tuleb valida ja te tunnetegi, et te olete lõksus. Te võib-olla ei taha, teie jaoks ei ole aeg selle valimise jaoks veel küps, te pole veel valmis valima, aga keegi käib väga peale ja see tekitabki sellise lõksus olemise tunde. Ma ei tea, mille vahel teil tuleb valida. See ei pruugi ju alati olla inimeste vahel. See võib olla 2 töökoha vaheline valimine. See võib olla mis iganes. Et teil on selline lõksus olemise tunne. Aga no see lõks on ka tegelikult selline, et te ei pea ennast lõksus olema. Te ei pea ennast tundma, et te olete lõksus. Teil on täiesti olemas vaba väljapääs. Et teil on tee vaba, tegelikult on teil selja taga tee vaba, te lihtsalt ei näe seda, te olete silmad kinni pannud ja te praegu seda lihtsalt ei näe. Kui te teete oma silmad lahti, siis te saate aru, et väljapääs sellest olukorrast on olemas ja kui te ikkagi praegu ei taha valida, siis te ei pea seda tegema. Lükake see valik lihtsalt edasi. Ei juhtu mitte midagi sellest, kui te võtate paar päeva veel mõtlemise aega. Siin alumises reas on teil müntide kuningas. Müntide kuningas on väga tark valitseja, temal on raha küll ja temal on eelarve paigas. Et tema ei larista oma raha, aga samas ta ei ole ka mingi kitsikuningas ja kui on vaja raha välja käia, siis ta seda teeb. Tema teab, kuhu ta kulutab, kui palju ta kulutab ja ta teab seda, et ta ei jää pärast seda vaeseks, ta ei kardagi vaesust. Edasi tuleb siit sauade 4. Sauade 4 minu jaoks on alati olnud peokaart, selline kärtspidu, selline, kus saab tantsida, trallida. No mingi siukene olemine, ma ei tea, meil on siin juba lähevad vist mingisugused kontserdid kusagil käima, tehakse mingeid asju, kus saab pidu ja tralli. Et midagi sellist ma näen siin ka.
Ja viimane kaart on teil mõõkade rüütel. No mõõkade rüütel räägib sellest, et tuleb teha plaan. Võib-olla sellel peol, sellel koosviibimisel kohtutada mõne inimesega, kellega koos te saate neid plaane siis arutada, mida võiks teha. Võib-olla temaga koos saab ka seda lõksusasja arutada, näiteks seda, et kuidas siis valida või mida valida. Kui teil on kellega arutada neid valiku küsimusi, no see oleks ju imetore, kui oleks veel keegi, kellega neid asju arutada. Ega keegi teie eest neid valikuid teha ei saa ega otsuseid, aga arutada võib ju ikka. Mis iganes plaan teil on, siis arutage seda, pidage plaani, sellepärast, et mõõkade rüütel temale meeldivad sellised, kuidas ma ütlen, sirged jooned, kindel plaan, kindel tegevussuund. Kui plaan on paigas, siis hakkame tegutsema. Et ma siin ei näe nagu mingit sellist tohutut kiirust või et ma peaksin hakkama nüüd kohe kiiresti midagi otsustama ja midagi valima. Mina arvan, et teil on aega, no natukene kindlasti on aega ka oma valikuid kaaluda. Uisapäisa ei tasugi elus ühtegi valikut teha. Aga selline sai selle nädala lugemine. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.